Tere! Olen Natalja Kiitam, olen Multiki Online Schooli ehk siis kooli asutaja ja tervitan teid siin seminaril, kus me tutvustame FONS-i lastele. FONS on häälduskursus ja meetod, mis on leiutanud Einar Kraut. Oleme temaga koos arendanud metoodilisi materjale. Oleme töötanud üle 3 aasta ja meil on sadu õpilasi, kes on lõpetanud FONS-i kursus ja tervitame teid. Enamasti siin on lasteaiaõpetajad ja annan sõna kohe Einarile. Mis see lastele, FONS lastele tähendab? Nii, aga ma praegu panen nüüd üheks hetkeks vaidistan siin osalejaid, muidu me ei kuula. 11. Jälgige palun, et teie mikrofon oleks väljas, siis me kuulame teist väga hästi. Nii, palun Einar. Tere päevast! Mul on väga hea meel, et meil on nii palju hääldushuvilisi õpetajaid ja see on tõesti tõsi, et hääldus on keele juures kõige tähtsam asi, kuigi sellest väga vähe räägitakse, aga selle järgi, et te olete siia tulnud, ma juba saan aru, et teile see asi reklaami ei vaja, te mõistate häälduse tähtsust. Ja enda tutvustuseks ma ütlen nüüd nii palju, et mind on alati huvitanud mitte ainult hääldus, lihtsalt inimese eneseväljendamine, kuidas see kõneline eneseväljendus toimib ja mul on olnud erakordselt hea võimalus seda läbi elu õppida. Ma sattusin hulk aega tagasi raadiosse, töötasin 30 aastat Eesti Raadio kõnerežissöörina, lavastasin kuuldemänge, tegin kaastööd kirjandussaadetele. Nüüd juba üle 50 aasta ma olen õpetanud kõnet kõige üldisemas mõttes. Ja sellest nüüd 50 või 30 viimast aastat tõepoolest ka siis hääldusprobleemidega tegelenud, häälduse praktilist külge, just nimelt praktilist foneetikat olen püüdnud uurida ja selles vallas siis midagi ära teha. Ma näitan siin ühte raamatut. See on nüüd ilmunud juba rohkem kui 30 aastat tagasi. See on rohkem 24 aastat tagasi. Eesti keele hääldamine. See on nüüd harjutus või raamat, mis ilmus tõesti siis, kui mul oli see teooria veel suhteliselt värske. Aga nüüd koos Nataljaga, kus me oleme töötanud tegelikult juba ligi 10 aastat koos, see teooria on kogu aeg saanud kinnitust ja arenenud. Ja nüüd me siis siin jõudsime nii kaugele, et koostasime ka ühe väikese õppematerjali väikelastega töötamiseks. Ja meie tänase jutuajamise kohtumise mõte ongi meil Nataljaga olnud see, et tutvustada seda materjali, rääkida, mida ta endast kujutab, anda näiteid. Ja me võtame praktiliselt selle kõik läbi ja rääkida siis sinna juurde, mille poolest lastele häälduse õpetamine on eriline. Aga praegu ma rohkem ei räägiks. Natalja võtab Taali, ma nimetan ikka eestipärase nimega Taali, nii nagu näiteks Saaremaal Natalja nimelisi inimesi kutsutakse ja Taali on sellega nõus, nii et harjuge teised ka sellega, kes veel ei ole kuulnud. Taali räägib edasi. Aitäh, Einar, et jõudsite minust natukene ette, et mina tahtsin rääkida, kes on Einar Kraut, aga Einar Kraut jõudis ise sellest rääkida, et tõesti Eesti õigekeel ja käsiraamatud harjutuste helinäidetega
koolitanud tõesti mitu põlvkonda raadio- ja teleesinejad. Mina olin siis teleesineja, kui me saime Einariga kokku ja minu meelest sellest ajast tõesti kogu aeg see mõte, et on vaja midagi ette võtta eesti keele õppeks, meil kogu aeg oli õhus. Aga nüüd ta on päris reaalsus. Et ma natukene ütleks, et tausta, et need inimesed, kes ei tea, et mina olen psühholoog, olen õppinud neurolingvistikat, psühholingvistikat ja neuropsühholoogiat viimastel aastatel, et olen meedias töötanud, olen koolitusi läbi viinud ka viimastel aastatel Settle Estonia's ehk siis uutele immigrantidele, uussisserändajatele ja pagulastele. Ja keeleoskus kreeka, eesti, inglise, vene, itaalia ja ja saan aru nii kirjalikust kui suulisest valgevene ja ukraina keelest, et see juhtus minuga nii. Olin õnnelik inimene, kes oli keskkonnas. Kõik need keeled olid õpitud mitte klassiruumis, aga lihtsalt suhtluses. Ja natukene ka meie koolist või keskusest. Meie valdkond on teadus- ja arendustegevus sotsiaal- ja humanitaarteaduste vallas ja keeleõppe. Ja oleme loonud ka keelepraktika äppi rakendust. Meil on Räägi minuga grupp, siin on juba on vaja uuendada, mitte 23-24 000 inimest. Aastal 2020 oli loodud fonds hääldusõppe nii õpilastele kui eesti keele õpetajatele. Et meil on ka, oleme kohe mõelnud, et me tahaks õpetada õpetajaid, kuidas seda hääldust õpetada. Aga ja oli väga suur huvi, aga siis millegipärast ei läinud see lendu, et see süsteem ise ei toetanud. Süsteem ise ei toetanud hääldusõpet, nii nagu meie seda õigeks peame, rakendamist tavalises klassis või siis lasteaias. Nii, ja siis me oleme loonud ka sellist hübriidkursust, kus on eesti keele õpe, aga kus on foneetika sees ja hästi palju praktikat. Meil olid Õpi ja räägi minuga maratonid, et aastal 2022 on neis osa võtnud umbes 7000 inimest. Nii, palun, kes selle räägib, kas keegi tahab öelda midagi? Kui ei taha, siis paneme praegu kinni need mikrofonid, teie mikrofonid, et muidu natukene segab. Aitäh! Nii, ja eelmisel aastal oleme loonud ka, siin on inglisekeelne CLIL, see on LAK-õppe meetodil kursus, mis A1 kuni C1 tasemele ja siis meil on sel aastal autogrammade, siis grammatika automatiseerimise kursuseid fondslastele ja sel aastal on meil ka esimene eesti keele sõber ehk siis juturobot loomas ja tekstiabil kirjatuvi. Need on selle aasta saavutused. Natukene lihtsalt taustaks, et oskate pärast ka küsida ja teate, millega on tegu. Teadus on kõige taga ja ma ütleks, et ei unustaks nende videote, ekraanide, ma ei tea, materjalide taga on inimene, ilma inimeseta ei ole keelt. Mis on uus keel? Uued inimesed, uued kohad, uued tegevused ja uus elu, kus sa nende uute inimestega uutes kohtades teed midagi uut, õpid midagi uut. Keel on hästi sotsiaalne. Ja me oleme veendunud, et lähiaastatel suudame pakkuda efektiivset ja taskukohast, see on väga tähtis, taskukohast eesti keele õppelahendust, mis toetab kõiki, kes soovivad eesti keelt õppida. Ja oleme veendumusel, eesti keel peab olema ühiseks suhtluskeeleks Eestis. Et kõik räägivad eesti keelt siin Eestis. Räägimine grupp on see, kes mind toidab, selles mõttes toidab emotsionaalselt, et ja saame aina rohkem sõpru.
aga seal me saime, näeme, kuidas tundub, et hästi palju on tehtud ja tehakse ja nii palju raha selleks surutakse, aga ikkagi on suur osa inimestest, kelleni see ei jõua või see ei sobi. Ja mis puudutab Fonsi, siis me nägime ja ma arvan, teie ka teate, et inimene innukalt õpib ja siis püüab rääkida ja eestlane temast ei saa aru ja tema ka ei saa eestlasest aru. Ja lähevad üle kas vene keelde või inglise keelde. Ja jääb see praktika tegemata ja see on kinnine ring, nõiaring. Kui ei räägi, siis unustatakse ka ära. Mis on Fons? On 9-tunnine programm, võimalik läbida ka täiesti iseseisvalt, et kus need juured tulevad, eks ju, et miks me üldse lastest räägime, sest lastele me oleme loonud hästi väikese osa, räägime sellest. Ka see osa on, need juured on ikkagi see suur kursus, kub igapäevaseid ülesandeid, sealhulgas nädalavahetustel ja laupäev, pühapäev on ka ülesandeid. See toimub online ja see on keele ja kultuurikümblus. Ja me kasutame alati hoolikalt valitud raadio- telesaateid ja alati ka jagame neid nõuandeid ka muidugi räägime nagu grupis, aga just see kursus on see, kus iga päev, see on nagu adventikalender, sul on igaks päevaks midagi. Võtad oma kommi või oma šokolaadi, siis on tehtud ja homme on jälle. Nii. Mis on väga tähtis, et õpetajad jälgisid kõiki õpilaste kodutööd, võtsime tagasisidet, salvestatud audiotele. Kusjuures üks meie õpilane oli lugenud paljud audiod üldse salvestas ja tuli välja, et 400 audiot. Et see meetod tõesti näeb ette, me räägime praegu täiskasvanutest, näeb ette, et me salvestame ennast ja kuulame kõrvalt. Ja siis olid kindlasti ka psühholoogilised minitreeningud, mis aitasid ületada kõnelemise blokke. Nii, mõju, leiud ja miks me oleme nii julged selle Fonsi lastele. Et konkreetsed juhtumid. Eduard väitis, et alustas õpingut nullist, tuli meile nullist, lihtsalt ainult hääldust. Kuid 2 kuu pärast näitasid testid tal B1 taseme eesti keele oskust. Selgus, et ta oli keelt õppinud umbes 30 aastat, tuli välja, see oli saladus tal. Kuna see oli 30 aastat tagasi, siis ta arvas, et kõik, miskit ei ole läinud. Ja ta elas peamiselt Moskvas, Venemaal, aga tänu Fons programmile tuli keeleoskus meelde ja aktiveerus uuesti. Väga tähtis, et need õpingud aitavad, need harjutused, millest me praegu räägime teile, aitavad ka see, mis oli õpitud ja sa ei näegi tulemust. Õpib, aga vaikib. Õpib, nagu sõnaparu, aga vastab näiteks vene keeles. Et see ei pruugi, see hästi sõltub, see on hästi individuaalne, aga me julgeme väita, et võib välja tuua see, mis oli varem õpitud ja isegi unustatud. Veel üks meie õpilane, tubli Tatjana, edasi jõudnud õpilane, vene filoloog. Nii, aga kes meile räägib praegu? Paneme praegu kinni mikrofonid, palun. Nii. Sai kursuselt tuule tiibadesse. Tema hääldus ja keeleoskus paranesid, need edusammud, mis on väga tähtis, jätkusid veel aasta ja poolteist peale kursuse lõppu. See tähendab, et kõik võtmed, kõik, mida on vaja, on käes ja siis teed trenni. Oled juba selle keele keskkonnas ja aina paremaks läheb. Ja muidugi tõelised tulemused saavutatakse pidevalt harjutades. Ja siin on väga tähtis asi. Jätke endale meelde, et kuulamisoskus
Mäletades fons, kuulan, saan aru, räägin. Aga vot just kuulamisoskus paraneb juba paari nädala jooksul. Hakkab kuulama. Ta kuulab, kuidas eestlane räägib. Päriselt. Mitte nii, nagu sa ette kujutad selle sõela, fonoloogilise sõelaga, ehk siis kuulad läbi oma emakeele. Päriselt nii, nagu eestlane räägib. Ja seejärel kulub veel paar nädalat aega, et artikulatsioon selgeks saaks. Ja vestluspartnerid märkavad aktsenti, kuid ei pea seda enam vene aktsendiks. Nad üldse ei saa aru, et mis rahvusest inimene see on. Sest ta on nii juba minimaalne. No, väiksem, ma ei ütleks, et päris minimaalne, aga nii kadunud. Need ühtsad, need sellised äratuntavad liinid. Ja kõne muutub vabaks, arusaadavaks ja inimene ennast tunneb hästi. Ja paljud uued sõnad hääldatakse puhtalt ja eesti päraselt, seda me panime tähele. Kuid aastakümnete jooksul valesti hääldatud sõnad nagu tere, mina olin kodus, tule mulle külla, jäävad vene pärasteks. Ja absoluutselt kõik väitsid, et neil on kahju, et ei alustanud sellega kohe alguses, kui eesti keelt hakkasid õppima. Siin on väga tähtis märkus minu poolt ja ma palun siis Einar praegu võtab üle, et ei ole, me ei pea õigeks. Te võite meid usaldada või mitte. See on teie otsus, aga meie ei pea õigeks, et eriti väikeste lastega räägitakse eesti keelt, mis ei ole puhas, mis on puine, kus see on hoopis teine keel. Ja see jääb, sest laps selles eas kuni 7-8 aastasena, ta võtab nii, nagu ta on. Talle pole vaja kõike seda, mida me tegime meie täiskasvanute õpilastega. Suur osa sellest pole vaja. Seda pole vaja. Nad võtavad nii. Ja need 9 videot, mida me oleme ette valmistanud, see on selliseks puhtaks sissevõtmiseks, omandamiseks, taustal. Te ei pea midagi, kui te ei oska, ei tea, ei julge, võite lihtsalt taustal panna. Ta on tõesti sellise sugestiivse mõjuga, kus lihtsalt see eesti keel läheb kõrvades sisse. Ja ta jääbki sinna. Ja kui on vaja, kui ta on juba keskkonnas, tuleb ilusasti välja puhtana, kergelt. Et see on see, mida me tahtsime teha. Me väga ootame, et te hakkate neid kasutama. Aga kuidas kasutada? Räägime nüüd lähemalt. Kas Einar tahab midagi lisada siia? Parandada? Nii, Einar, olete siin? Ja, ma nii palju ütleks omalt poolt, et siis Fonsi nimeline metoodika, see on nüüd tõepoolest meie 2 ühine väljamõeldis, sest et kuigi alus ja see metoodiline lähenemine oli minu poolt, aga Taali tegi ära tohutu töö sellega, et jagas selle materjali nädalate ja päevade kaupa, lausa nädalate ja päevade kaupa tükkideks ja nii ta siis on meil siin, kui ma ei eksi, siis vist ligi 300 videot, mis on salvestatud. Aga nüüd ma võib-olla siiski veel oma mätta otsast, oma seisukohast räägiksin, mis see praktiline foneetika ja mis see Fons meetod, millest ta omapära seisneb. Vaadake, kõik me oleme harjunud teoreetilise lähenemisega foneetikas. See, et me loeme foneetikaõpikutest, hääldusõpikutest, kuidas
häälikud kõlavad, mille poolest nad üksteisele vastanduvad, kuidas nad kostavad. Me saame selle kohta kuulmisnäiteid, aga praktiline foneetik, selle omapära on just selles, et see läheneb asjale selle kandi pealt, kuidas me moodustame seda hääldust, kuidas see hääldus tekib, kuidas ta sünnib, mitte kuidas ta kostab, vaid kuidas ta sünnib. Ja see on midagi muud, sellepärast, et see, kuidas me kuuleme, me kuuleme ja meil on tunne, kuuleme võõrast hääldust ja meil on tunne, et see on ju arusaadav, see käib niimoodi, need häälikud, nad on mulle tuttavad minu oma keeles, me nimetame seda taustkeeleks. Minu oma keeles on ka need häälikud ja ma hääldan täpselt samade liigutustega, samade võtetega, nagu ma oma keelt hääldan. Aga mis tuleb välja? Inimesel on kõnes, inimesel osaleb kõnes keskeltläbi 70 erinevat lihast. Ja nende lihaste koostöö, seal on kombinatsioone tõepoolest lõputu hulk. Eri keeled kasutavad neid lihaseid erinevalt. No võt ja see Fonsi metoodika siis põhineb lähenemisel, mis on kontrastiivdünaamiline. Tähendab, me töötame mitte niivõrd selle häälikuga, mida me kuuleme, vaid me püüame teile õpetada, Fonsi meetodil, kontrastiivdünaamilisel meetodil, püüame õpetada neid hääldusliigutusi, kuidas te jõuate sellise tulemuseni. Ja lähenemine on just nimelt selline, et mitte nii nagu traditsioonilises foneetikas kogu aeg on olnud, et millised häälikud on sarnased, hakkame nendest peale. Ei, meie läheneme nii, et milles on kõige olulisemad erinevused võrreldes taustkeelega, selle keelega, mida õpilane lapsepõlvest peale räägib, on harjunud rääkima. Ja see lähenemine tagab selle, et me vabaneme emakeele, selle taustkeele motoorilisest mõjust. Motoorika, see on, eks ole, see automaatsüsteem, mis meil ajus juhib hääldusliigutusi. See on väga oluline. Me ju kõneldes ei mõtle sellele, et kuidas ma suud liigutan üht või teist häälikut hääldades või üht või teist sõna või lauset hääldades. See kõik käib automaatselt. Mõtleme ja juba tuleb lause. Aga teises keeles käib hoopis teistsuguste liigutustega ja selle taga on teine süsteem. Mitte lihtsalt see, et on häälikute süsteem, nii kuidas teda kuuleme, vaid selle taga on motooriline süsteem, liigutuste süsteem. Ja vaat seda liigutuste süsteemi me selles oma Fonsi metoodikas me püüamegi teile õpetada. Või kellel tahes, kes on huvitatud. Ja see asi toimib. Nii et siin on põhiline erinevus. Ja see ei ole mitte lihtsalt, et siin läheneme muidugi vastavalt taustkeele või vastavalt sihtkeele. Sihtkeel on see, mida me õpime. Me läheneme sihtkeele nõuetele vastavalt, lähtume nendest nõuetest. Aga me arvestame kogu aeg ka taustkeelt. Eks ole, venelasel on teised probleemid eesti keelt hääldades kui näiteks soomlasel või sakslasel. Kuigi paljud probleemid on ühised. Ja niimoodi vastandamise põhimõttel me liigume selles töös, protsessis koos õpilasega, koos, kujutame ette, kui teie olete õppija, siis teie koos minuga, koos meie programmiga lähete kogu aeg samm-sammult edasi. Teie olete see aktiivne pool. See on hästi tähtis. Õppija on esiplaanil. Kogu tulemus on tema käes. Meie ainult saame juhendada, suunata, pakkuda välja, vaat nii. Ja nüüd see programm ongi niimoodi kokku pandud, et lihtsamalt ja raskemale, samm-sammult. Tähendab, ei ole võimalik näiteks kohe selgeks õpetada
kuidas eestlane palataliseerib. Selleks puudub näiteks vene hääldustaustaga inimesel puudub ettevalmistus, tal ei ole neid lihaseid, ta ei oska neid kasutada. Alguses teeme lihtsad võtted, mis õpetavad selle rõhukiiruse, kiire lõdvestumise selgeks, siis sealt samm-sammult läheme edasi ja niimoodi aste-astmelt me liigumegi edasi. Nii et see on siis ülimal määral niisugune õppijakeskne see meetod. Me püüame ennast taandada nii palju kui võimalik, anname ainult tagasisidet, teie töötate. Või kui teil on see asi juba läbi käidud, siis te teate. Aga kui te õpite, siis teie töötate. Ja meie suuname, vaat siin võiks seda teha, seal võiks seda teha. Et see on hästi praktiline, see on praktiline foneetika, praktiline töö. Ja tahan siin öelda, et me toetume ka emakeelele, see tähendab, et kui me räägime täiskasvanutest ja ma arvan, et see kandub ka lastele. Et oma emakeele, mida tugevam ta on, seda parem tuleb see eesti keele. Ei pea asendama. Või täiesti võib üles ehitada teist keelt, nagu olla see kakskeelsust, loomulikku funktsionaalset kakskeelsut on võimalik arendada ja selle meetodiga õpetades eesti keelt. Esiteks, eesti keel on puhtam ja emakeel jääb alles ka puhtana. Ei ole mingit sellist hübriidi, mis on ega see ega too. Aga need on olemas. Aga need on asjad, mis on Einar täiskasvanutele. Aga miks siis lapsed? Et me ütleme nii, et meil oli laps, esimene meie laps oli sünnist laps, poiss, 5-aastane, kellel olid ta oli opereeritud, olid siis implantaadid mõlemalt poolt ja oli vaja õppida rääkida. Ja ta sai hakkama. See oli küll selline eksperiment, me ütlesime, me ei tea, võib-olla, aga tuli välja, et tema sai väga-väga, muidugi tänu emale, ema oli see vahendaja. Ema oli see meie käsi, meie kõrv aga see oli tõesti edukas. Ja see ainult jällegi meid andis meile sellist kindlust, et me võime nende laste teemaga edasi minna. Ja me nägime, kuidas lapsed palju kiiremini, palju paremini õpivad koos laste vanematega, kes õpivad meie juures. Ja sellepärast lastele on palju lühem kursus, mitte kursus, aga ütleme niimoodi töölaud. Ja proovime koos teiega katsetada, vaadata, mis hakkab toimuma. Usun, et saab palju huvitavat. Ja nüüd lähme siis ja näitame, millest on jutt. Palun Einar. Nii, et siin on esimene. Ma annan teile esiteks siis vaadet on puhtad täishäälikud ja harjutused. Kaashäälikud ja harjutused, kuulamisharjutused, kordamisharjutused, peenendus ja peenendusharjutused, välted. Ja me teame, et nii peenendus kui välted ei ole igale lapsele, ei ole igale õpetajale. Siin on vaja tõesti tuge, aga see on tehtud ja vähemalt võib taustaks panna mängima ja laps kuulab. Saab õige eesti keele kõrvadesse ja koos meie soovitustega, mida meie kallis toimetaja ja keelementor Airi Ojamets, kes siin on ka meiega koos täna, soovitusi igasuguste materjalide osas, ehk siis mida kuulata, mida vaadata, et kus sellega saame
edasi minna ka siis, kui midagi ei tee. Ka siis, kui õpetaja midagi ei tee, ainult üritab sisse. Paneb kuulima, loob hea atmosfääri, keskkonda. Nii, ja siis on ka vältida harjutused. Ja vot see on see, mida mille eest ma loodan, me saame kiita. See on foneetiline aabits, see esimesed sõnad. Siin on üle 200 sõna. Need on esimesed sõnad, eesti sõnad, mida lapsed võiksid ära õppida. Koos piltidega. Ja, kõik on sees, kõik on sees. Ja eriti hea seda kuulata ja vaadata, kui ülejäänud need esimesed ehk siis täishäälikud, häälikud, et kõik see on ka taustal juba läbitud või kuulatud. Et siis see kuulamine on eriti terav. Eriti terav. Nii, aga siia me oleme ka lisanud igapäevast võimlemist. Siin on Einar seletab. Need on võimlemised lastele kaasa arvatud, täiskasvanutele ka, mis aitavad üle minna venekeelsest, inglisekeelsest, hispaaniakeelsest stereotüübist eesti laadi, rääkimislaadi, et kogu artikulatsiooni aparaat, ehk siis need on selline fitness harjutused. Ja siis on ka võimlemine koos Einariga, see tähendab, et järjest, lihtsalt järjest. Et seda võiks ekraanile panna, algul lihtsalt te ise vaadate, et see kõik õige oleks, et te saaksite kindlalt olla, et kõik teete õigesti, aga pärast siis lihtsalt järjest, mida saab sellisena väikse 5-minutilise pausina pakkuda lastele ja siis jällegi kuulata näiteks just seda foneetiliste abitsat ja esimesi sõnu. Aga alustame algusest, et metoodiliselt soovitame alustada täishäälikutest. Nii, teeme lahti. Arst, maja, vaal. Ma panen nüüd hetkeks pausile ja palun, et Einar seletaks, millega on tegu. Panen siia ette, kus on meil seesama trapets ja mis see trapets tähendab? Ja, võtan üle. Näete, trapetsi peal me näeme, et A on alumises vasakus nurgas. Mis see tähendab? See trapets kujutab nüüd skemaatiliselt meie suuõõnt. Vasakul on eespoolne suund, seal on siis eesmised häälikud, seal on hambad näiteks. Need häälikud, mida me moodustame keele liigutusega ette hammaste poole. Tagapool on aga tagapoolsed häälikud U, O, U, Õ, O ja A. Ja A on, näete, tagapoolne, kõige avatum, kõige suurema lõualangetusega häälik. Ja miks see ette-taha liikumine on eriti vene emakeelega õpilasele tähtis? Asi on selles, et vene keeles see ette-taha liikumine ei ole iseseisev, see käib koos kaashäälikutega. Ja selle tõttu võib rääkida, et vene häälduses on kõige tähtsam üles-alla liikumine. Ja siis kaashäälik, kui on kõva täishäälik, näiteks siis keel on tagapool ja kui on pehme täishäälik, näiteks in, il, si, ri, siis keel tuleb ettepoole. Eesti keeles on see ette-taha liikumine iseseisva väärtusega. See on oluliselt erinev sellest, kuidas venelane või vene emakeelega inimene või emakeelt pidevalt kasutav inimene oma keelt liigutab. Ja vaat nüüd siin see saabki, selle pildiga saab laps ka ettekujutuse, et keel läheb taha. Ja lõug on lahti. Suu on lahti.
Et võib-olla ka siin, kui te seletate või vaatate, et no võib ka muidugi peeglit kasutada, et siin see suu läheb maksimaalselt lahti, nii palju kui saad. A. Ja keel läheb maksimaalselt taha. A. Kuulake, mis A. A. Vene A. Ja Eesti on A. Proovige ise järjele. A. A. Ja A. Ja see vahe näib tühine, aga aktsendi kujunemisel on see määrav. See kostab kohe välja, kui keegi räägib niisuguse keskmise, mitte eesega, mitte tagapoolse A-ga, vaid niisugune keskasendi A-ga. Muide, paljud meie uuema aja lauljad kasutavad seda keskmist A-d, inglise keele mõjul. Aga see on väga võõrastav kuulata. Pange tähele, kui kuulate kärgeid muusikat, poplauljaid. Ja me soovitame kohe alguses, kui te õpite neid tähed, vaadake, niikuinii teil on vaja A-d ja B-d, et ehk siis tähistikut õppida. Alati tehke neid täishäälikud pikaks ja las nad hingavad välja ja lõdvestuvad lõpus A. Ja toon läheb alla. See on hästi eestipärane. A. Ja kui ta hästi juba hääldab seal, siis pane sinna ette M ja tuleb juba maa. Ja väga puhtalt tuleb. Proovige järele. Puhtalt. Miks on vaja puhtalt? Milleks on seda vaja? Einar, siin on vaja teie kommentaari, et miks vaja? Esiteks, eesti keeles on täishäälikutel väga tähtis roll. Palju tähtsam pealt näha võib-olla. Tundub igatahes võrdluses teiste keeltega palju tähtsam kui paljudes muudes keeltes. Täishäälikuid on meil palju, mis kõige toredam, nad esinevad väga suure arvu kombinatsioonidega. Meil on täishääliku ühendeid ehk diftonge on meil 26 erinevat. See teeb eesti hääldusel nii-öelda laulvaks, kõlavaks, aga selleks, et see nüüd tõesti puhtalt tuleks, siis tuleb neid täishäälikuid puhtalt ka hääldada. Ja siin on nüüd huvitav asi, et kuigi me räägime täishäälikutest ehk vokaalidest, eks, võime ütelda ka avahäälikud. Tegelikult ongi õige rääkida nende puhul avahäälikutest, sellepärast et eesti häälduses on selline omapärane asi, et kui on meil pikk häälik, siis selle täishääliku või avahääliku tagumine osa moodustub kindla toetumisega. Me saadame keele ühte kohta, sinna, kuhu see häälik, kust see häälik tulema peab. Ja seal ta seisab kindlalt paigal. Aga miks ta seisab paigal? Ta ei nihku sealt kusagile. Niisugune asi nagu reduktsioon ehk hääliku ähmastumine, nagu on tuntud nähtus inglise ja saksa keeles, kus ebamäärase kõlaga kostavad rõhutute silpide täishäälikud. Aga vene keeles samamoodi, eks ole. O läheb A-ks, A lähedaseks. A läheb ka ebamäärasemaks. E läheb, J läheb I-ks. Ju, jõ. Kõik lähenevad i-le. Sellist eesti keeles ei ole. Eesti keeles rõhutusasendis ja eriti kui me seal hääldame pikalt häälikut, siis me toetume. Ja see tähendab, et meil on häälik pandud paika nii, nagu oleks ta kaashäälikulise lõpuga. Näiteks me ütleme all või an. L või N meil toetab ju hääldamist, eks ole. Kaashäälik, pikalt hääldatav kaashäälik on meil toetatud. Aga kui me nüüd ütleme näiteks ai või au, siis on täpselt sama lugu. Ae, ao. See viimane osa sellest diftongist on raudselt paigas, seal ei muutu mitte midagi. Aga isegi siis, kui on pikk häälik, näiteks sõnas maa, ei ole nii, et on kuidagi maa.
läheb see ebamäärsus. Ei, vaid maa. Keel jääb sinna, kus ta on. Vaat see on niisugune fonoloogilises mõttes on need pikkade kaasäälikute või täishäälikute ja täishääliku ühendite järg, tagumised osad, need on konsonandid. Toetatud. Nii, aga kas tohib, et ma ütlen, et mis on Ja, kasu psühholoogiliselt ja sotsiaalselt ja füüsiliselt? Sõbrad, kui me räägime puhtalt, see tähendab, et me kuulame palju paremini ka. Me saame aru ka palju paremini. See tähendab, et me ei kulu nii palju energiat selle artikulatsioonile. Me saame pikemalt rääkida, vabamalt rääkida. Hästi ennast tunneme. See on niivõrd tähtis tunda ennast hästi ja vabalt. Umbes nii, et proovi sa selles mudas või selles rabas joosta, kui sul on raba põlvini. Oskad küll. Oled tubli. Võib olla 10 meetrit. Pärast sa väsid. Ja kui see hääldus on puhas, sa jooksed kiiresti, sa jõuad kaugemale, sa ei väsi, sa tunned ennast hästi. Ja see on vastastik, et sind kuulatakse, sinust saadakse aru, et sind võetakse omaks. See on niivõrd tähtis psühholoogiliselt ja ka füüsiliselt, et paljud õpilased, paljud inimesed ütlevad, hakkab pea valutama. Nii kaua kuulan seda eesti keelt, pea valutab. Või mitte ainult eesti keelt, et ükskõik mis teist keelt, et enam ei jaksa. Aga miks? Aga sellepärast, et kui me kuulame, siis selleks, et sellest aru saada, me ikkagi vaikselt seda endamisi ütleme, artikuleerime. Kui me artikuleerime valesti, näiteks see on nagu kurikuulsus, mitte kurikuulsus, minu armas, ja kui ta läheb piks, siis ei tulegi mingit jõhvi, aga tuleb ihvi. Ja neid sõnu on palju, kus sa pingutad liiga palju. Selle venekeelse, slaavikeelse sendiga ta pingutab, ma ei räägi praegu ilust. Miks ka mitte? Aga me räägime sellest, et see on lihtsalt raske, füüsiliselt palju raskem. Keel, nagu ta selline on, kogu see sõnavara on harmoonias. Nii on lihtsam, see on ökonoomsem viis, kuidas neid sõnu, kuidas seda öelda, kuidas sellest aru saada. Ja need võti, see on võti, ja see hääldus on tõesti, fons on ladina keelest tõlgituna on allikas ja see töötab. Ja sellepärast me räägime, kui juures tundub, oi, see on nii raske. Andke märku, kas tundub, see on raske. Olge ausalt, öelge, et see tundub nii keeruline. Aga uskuge meid, et inimesed naudivad täiega. Et inimestel tuleb nii suur, nad saavad aru, kuidas asi toimib. Nad küsivad, miks meil alguses peale keegi ei ole öelnud, et A on seal A. Et Ä on lihtsalt sama positsioon nagu A, aga keel läheb ette ja tulebki. Miski ei muutu. A, Ä. A, Ä. Nii, paneme natukene kinni, tuleb ja kui huuled tulevad mängu, siis me saame ka või keelete ja nüüd vaatame videot. Ja andke kohe märku, kui te tahate midagi küsida. Ehk siis lepime kokku, et see on profiil. Siin võib ka niimoodi joonistada, vaadake, et mis see tähendab, et miks ta siin on. See tähendab, et keel on taga ja maksimum, see on avamine. Maksimum. Kolmas positsioon, see on teine, see on esimene positsioon. Natukene avatud, suu avamine, keel ees või taga. Vaadake. Ja muidugi 3 näidet, need on sõnad koos piltidega.
Need on, see häälik on eri positsioonis, kõik positsioonid, kogu raamatukogu, kogu häälikute, Eesti häälikute raamatukogu nii-öelda, kõik näited on siin. Et me püüdsime olla väga-väga lakoonilised, aga selle eest ikkagi kõik ära teha. Nii, lähme edasi. Arst. Maja. Vaal. Ämblik. Käsi. Jää. Ilm. Tibu. Siil. Pange tähele, mis juhtub keelega. Õlg. Jõgi. Põõsad. Elevant. Redel. Keel. Uks. Udu. Tuul. Üks. Süda. Müür. Orav. Oda. Voodi. Köha. Söön. Nii, ma küsiks praegu meie lugupeetud auditooriumist, et kas on teil kommentaare või küsimusi? Kas on see midagi, mis tundub huvitav, kasulik? Kas teil tekkisid ideed, kuidas seda võib kasutada? Kas on see lihtne? Või miski on puudu näiteks, et need seletused muidugi iga hääliku juures võib olla natukene rohkem seletusi oleks vaja. Andke palun tagasisidet, võite kirjutada chatis, võite ka sisse lülitada mikrofoni ja sõna võtta. Palun. Mina näiteks küsiksin konkreetselt ühe sellise asja, kas oli arusaadav, miks oli igast häälikust 3 hääldusnäidet, mis oli nende hääldusnäidete eripära igal juhtumil? Kõik on arusaadav, kasulik, kirjutas Olga. Aitäh, Olga. Et julgelt küsige. Kui tekkisid küsimused, kuidas ma seda saan kasutada, kas ma näitan, et põhimõtteliselt meil oleks väga hea teada, et kas lastel on sellest abi, et kas nad lihtsalt vaadates, kas nad aimavad, kuhu see keel läheb. Et muidugi siin, et kontrollida, kas see hääldus on õige või mitte, on vaja väga head kõrva. Leena kirjutab vastuse, et 3 erinevat sõna, häälik sõna erinevates positsioonis. Ehk siis kogu Eesti häälikute, täishäälikute nii-öelda kimbu saame kätte. Natukene teistmoodi.
hästi tähtis on, et me eristame lühikest häälikut ja pikka häälikut, et me kuuleme vahet. Et mõlemad on tähtsad. Samuti kõige esimesel kohal on sõna alguse häälik. Nii, aga nüüd tuleme siit välja. Üks hetk, tuleme välja ja mis need harjutused on, Einar? Mis siin on, et mida leidub siin harjutuste ja kas harjutused saab taustal panna? Kohe ütlen, et jah, minu meelest saab täitsa taustal panna. Siin võib olla välja mõelda mingisugused mängud, naljad, hüpata, joosta, midagi näidata aktiivse sellise perioodi jaoks. Aga nad on tõesti naljakad ja siin on jällegi üks raamatukogu. Kõik diftongid. Au, äia, õe, uue, oa, õia, äia, õue, aua, öö, au. Äi, äi, äi. Ei, ei, ei. Äe, äe, äe. Öi, öi, öi. Ui, ui, ui. Öe, öe, öe. Äi, ei, äi, ei, äi, ei. Äi, ei, äe. Äi, ei, äe. Äe, äi, ei. Äe, äi, ei. Öi, ui, öi, ui, öi, ui. Öi, ui, öe. Öi, ui, öe. Öe, öi, ui. Öe, öi, ui. Näete, et siin on spetsiaalselt kordamine, aga mitte mehaaniliselt. Just korda Einar loeb sisse. Et siin saab ka niimoodi teha, et kuulame ja siis kõik koos kordame. Esimene kord kuulame, teine kord kordame. Kasulik. Mida veel? Et me võime teiega, ütlete teie, jagada kõik need tekstid. Te võite sellest teha väiksed, ma ei tea, kas värviraamatud, las lapsed värvivad seest need ühendid, üi ja äi ja nii edasi. Ja näevad seal ja siin on kaardid ja leia üles ja see võiks olla loto näiteks. Te olete väga kogenud õpetajad. Küll te leiate või isegi palju paremad võimalused, kuidas te saate niimoodi mängida. Aga väga tähtis asi. Ainult foneetikas või foneetikale, hääldusele laps saab intuitiivse grammatikat. Intuitiivse, see tähendab, et saab aru, siin on kaksik ja siin on nii, siin on naa ja nii, et siin on pikk, siin on lühike. Ja rõhk on kiire, eks ole, rõhuhäälik on kiire, teine tagumine häälik on pikk toetumisega. Tähendab, neid terminid ei olegi lapse jaoks vaja, vaid laps tajub selle oma kõrvaga ära. Lapse kuulmine on meil rikkumata. Ta on niivõrd kontsentreeritud praegu kogu see eesti keele foneetika tänu Einarile. See on niivõrd kontsentreeritud. Praegu need harjutused on alla 5 minuti. See on kogu häälduslik. Kõik täishäälikute ühendid. Mis see tähendab, et ta kõrva. Halba idee igatahes. Madalad profiili selleks, et ärge endale mingid sellised suured eesmärgid. Ja madalamat profiili, las mängib.
ise ei tea, kui võimas see lapse aju on. Las ta mängib. Et selle asemel, et need on sellised kontsentreeritud vitamiinid. Et muidu sa pidid, ma ei tea, selleks, ma ei tea, C-vitamiiniks 1 kilo apelsine ära sööma, aga siin on väike tilluke, eks, et C-vitamiin on olemas. Kontsentreeritud kujul. Saab vähem. Ja kui samal ajal laps räägib kodus emakeelt, siis ei ole mingit muret, et see lasteaias või koolis õpitud eestikeelne hääldusviis hakkas teda segama emakeele rääkimisel, juhul kui vanemad hääldavad korralikku vene keelt, eks ole, või mingit oma emakeelt. See emakeel säilib, aga uus keel moodustub täiesti uude kohta. Ajus tekib nagu omaette pesa selle õpitava keele jaoks. Just, et see pesa tänu sellele saab tehtud. Vähemalt me oleme oma poolt teinud maksimumi selleks, et see juhtuks. Ega me ei ole jumalad, ega teie ei ole jumalad, aga me püüame teha kõik, mis on meie võimetes, kõik see teadus, mis meie heaks töötab. Me praegu teeme selliseid asju, mida veel keegi ei ole teinud. Püüame. Nii, ja siin on niimoodi kõik see olemas, et kõik need häälikud. Saab selliseid vitamiine manustada. Nii, kui võtame kaashäälikud ka, sest kaashäälikutes ja kui enamus jällegi on slaavi või siis vene keele taustaga, siis siin on vaja väga tähtis aru saada, et kuidas eesti häälikud, kaashäälikud erinevad vene või ukraina kaashäälikutest ja ikkagi meie näeme ette, et siin on kakskeelne lõps. Ja võib-olla see on esimene, te ei ole võib-olla ka tähti tea tähti. Võib-olla see on esimene tutvumine tähtedega ja sellest vaatevinklist oleme neid videod teinud ja ei ole need teinud pikalt jällegi. Mis asja? Milleks pikad? Lapse tähelepanu lühike. Vabandust, Einar, tahtsite midagi lisada? Ja, pange tähele, et siin lähtume täiesti eesti keele süsteemist. Meil ei ole erinevust B ja P hääldamisel, D ja T hääldamisel, Z ja S hääldamisel. Me hääldame neid ühtemoodi. Nii. Ja siin on just niimoodi, välja arvutud Ž ja Š on ikkagi need P, D, T, nad on koos, aga näete ja saate ise aru. Ja me jällegi kasutame profiili, ehk siis poiss näitab meile, et kus on keel, kus on huuled. Täht tugev P, täht nõrk P. Poiss, lipp, laps, banaan, vibu, täht tugev T. Pange tähele, et hääldus on sama. Panite tähele? Ja pange tähele, jällegi juhatage laste tähelepanu, et hääldub sama. Üks ja sama, sellepärast nad on koos. Ehk siis vibu ja lipp. No lipp on pikk, eks ju, aga see hääliku moodustus on sama. Need ei ole eraldi. Vahe erinevus on põhimõtteliselt sama nagu näiteks elu ja ellu. Või L. On pikk ja P on lühike. Poiss, lipp, laps, banaan, vibu, täht tugev T, täht nõrk T.
tool, rattad, kits, diivan, madu, täht ka, täht nõrk G, koer, kukk, oks, gaas, mägi, täht jott, i, juur, maja, täht L, 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 Vot siin, kuna see L-täht on niivõrd oluline, Einar, kas te saate selle vahe, ehk see, kuidas see Eesti L moodustub? Et Ja. Hea meelega seletan. Jah. L kuulub eesti keeles eeskeele häälikute hulka, neid on kokku 5, L, N, S, T ja R. Ja neid häälikuid moodustades on keel niimoodi suus, et keeleküljed üleval, keeleküljed toetuvad umbes silmahammaste piirkonnas selle kaarja suulae külgede vastu. Nii et õhk pääseb läbi siis eest, aga kui ees on suletud, nagu T-hääliku puhul, siis muidugi õhk läbi ei pääse või ka, ees on kõik suletud, õhk tuleb läbi nina. Aga tähtis on see, et kui me vene keeles tunneme 2 L-i, 2 N-i, 2 R-i ja nii edasi, kõik häälikud on 2 variandis, kõva, tjordi ja pehme, mjähki. Siis eesti keeles häälik on stabiilne. L. Peenendusest me räägime pärast eraldi, see on eesti keeles täiesti teistmoodi kui vene keeles. Aga üldine on see, et eesti hääliku positsioon on stabiilne ja selle annab just see keele külgede siit selles piirkonnas toetumine. L, n, r. Siia toetume ja keele tipp vibreerib. Keele servad toetuvad siin, keele keskkohta mööda tuleb väike pilu, kust õhk sisinal väljub. Mitte ees teravalt nagu vene keeles, keele tipuga, jah, keele tipu juures, aga vabalt siin selles piirkonnas. Vaat selle keele toetumine siin suulae vastas, see on hästi tähtis. Fonsis me õpetame seda lähemalt ja kui on huvi, siis ja teil see asi on veel võõras, siis tulge Fonsi. Aga lastele tutvustades on lihtsalt see, et laps kuuleb. Ta kuuleb, et Eesti S on niisugune vabam, laiem, mitte nii terav nagu vene S. Ja ta teeb selle järele, ma olen kindel. Esialgu võib-olla alguses ei tule kohe, aga varsti õpib moodustama õigesti, kui ta seda korduvalt kuuleb. On väga oluline, et ta kuulaks õiget eesti keelt ka oma õppel. Sest see muidugi võib ära nullida kogu töö, mis on nende videote abil saab saavutada, et see on teine stereotüüp. Me seda võtame täiesti endast mõistetavana. Ma palun, võtke teie ka, head sõbrad. See on niivõrd endast mõistetav, et kui me tahame, et me õpilased, et me lapsed õpivad hästi hääldama, siis te peate ise õpetajana ka suutma hääldada võimalikult aktsendivabalt, võimalikult hästi, võimalikult eesti moodi. Ja see võib-olla kõlab nagu karmilt, aga see ei ole karm just sellepärast, et see on võimalik. See on täiesti võimalik. Ja siin ei ole mingit probleemi. See on täiesti võimalik. Nii, aga vaatame veel edasi ja
kui on küsimusi, siis jooksvalt saate küsida, palun olge aktiivsed, mida rohkem küsite, seda rohkem kasu te saate. Aga vot L on selline, ehk siis vot keel lähebki sinna ülesse. Ta on kontaktis nende hammastega üleval. Pigem Ei, hammaste taguse alaga, ja, alveoolidega, hambavalli. ja. Nii. Ja vaadake, et nendes videos on mitu kihti, et see, kes on edasi jõudnud, saab rohkem siit. Kes tutvub, alles tutvub, saab ainult ilusa pildi ja naljaka pildi ja sõna ja kõike. Aga see, kes on valmis edasi minema, ta saab rohkem. Ja teie ka. Samuti. Leib, vile, lill, kulm, täht N, nina, vana, konn, lendab, pink, Siin on vaja kindlasti kommentaari, et Eesti häälduses on 2 N-i. Üks on ees ja teine on taga ja taga on see, millele järgneb K või G. rong, täht R, roos, karu, narr, kurg, täht M, muna, ema, kamm, hambad, täht V, värav, lõvi, täht H, hiir, pühib, aitäh, lahti, täht S, täht Z, Jällegi tahan siia lisada, et pange tähele, et algul Einar ütleb täht. Ja miks on seda vaja? Sest pärast ka koolis niimoodi õpetaja ütleb. Näiteks laps läheb Eesti kooli ja et ta saaks aru, millest on jutt. Aga pärast peale seda siis on hääldus, kuidas ta kõlab. suu, pesa, sisse, viskab, soo, täht ša, šotlane, tuš, porš, täht šee. Ma küsiks Einari käest kommentaariks, et millega siis vene ša ja eesti ša erinevad? Et tundub, et sama. Ei ole? Ja põhimõtteline vahe. Vahe on samasugune nagu häälikutel B ja B, T ja D, K ja G. Eesti keeles žee või siis eesti pärast šee ei ole üldse heliline häälik. Eesti šee on faktiliselt sama nagu lühikene ša.
kui me ütleme ša, siis me seda šaad ütleme pikalt, topelt, tugevalt, šotlane. Aga kui me ütleme lühidalt režii või žurnaal, siis ta on lühike. Režissöör, žurnaal, aga mitte heliline, mitte režissöör, mitte žurnaal, vaid režii, garaaž, eks ole. Kõlab nagu ülilühikene ša. Et selles mõttes siin nüüd meie selles tutvustuses natukene, ma ei tea, kas tulime vastu õpetajatele või laste kuulmisele või ei tulnud. Tegelikult mina oleksin pannud need ša ja še kokku, nii nagu P ja B, T ja T, K ja G olid koos. Aga juhtus nii, meil on siin, oli 3. kaastööline veel, kui me seda tegime, kes need animatsioonid tegi ja me ei jõudnud õigel ajal talle seda märku anda, et need tuleks kokku panna. Aga see on... Aga kas vene ša, šuba, mina panen ikkagi need huuled torru. Ja, see on põhimõtteline vahe. Eks ju, aga eesti ša ei vaja, seal ei ole sellist. Üldse, kui me räägime sellest venekeelsest hääldusest või vene aktsendist, ülepingutamine. Liiga palju jõudu läheb. Eestlane puhkab selle ajal. Pinge, jah. Aga eestlane hääldab šotlane. Täitsa ainult keel on natukene tagapool kui S-i hääldades ja tulebki niisugune lamedam, susisevam häälik. Eks ole, šotlane. Nii, aga jõuame lõpuni. Näete, huuled ilusasti peaaegu positsiooni. Täht F. Fotograaf. Pilaf. Surfaja. Nii. Ja muidugi need harjutused on selleks, et ületada oma emakeelset stereotüüpi, ehk siis just need samad PTK-d, PTK-d ja PTG-d ja muudki veel. Siin on need kaashäälikute harjutused. Et kuna ma vaatan kella ja meil on täiesti nagu et praegu on ainult 15 minutit on jäänud ja me tahame ka vastata teie küsimustele. Et siin on väga selline pakiline teema peenendus ja meie arvates me siin pidasime nõu, et ilma ettevalmistusteta, et võib-olla ainult võiks lihtsalt vaadata ja anda kuulata lastele ja ise ka. Aga ikkagi väike koolitus, õpetajate koolitus oleks siin tõesti vajalik. Kuigi video on tõesti õige ja õiges kohas. Kuulame, vaatame. Konn. Onn. Onn. Vänt. Hunt. Hunt. Mull. 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 Siin on see kontrast oluline, on ju? Pult. Pult. Toss. Suss. Suss. Ma nüüd panen pausile, Einar, ja palun, et miks siin väike I on? Mis see tähendab? Ja, Eesti palatalisatsiooni puhul on, eriti venelase jaoks, on see kriitiline koht, et hääliku see peenendusfaas paikneb hääliku algusosas ja lõpp lõdveneb. Lõpp ei tohi peene olla, ei tohi olla suss, tont, vaid tont. T on juba täiesti ilma peenenduseta. Suss,
kuulete, kõlab täiesti tavalise S-ina. Ja sellepärast see I on seal ees, et see aitab seda peenenenud, palataliseeritud S-i kaasa. Nii et praktiliselt see on selline eelpalatalisatsioon, ülilühike eelpalatalisatsioon, mis eesti keeles toimib. See on eestipärane. Aga kui me ütleme onn, suss, siis see on selgelt aktsendiga. Nii et seda peab õpetaja teadma ja õpilane kuuleb selle ka välja. Ehk siis ta nagu alguses peale peamist rõhku, eks ju, peale esimest silbi läheb pehmeks ja jälle tagasi. Suss. Ja läheb selleks, et ta läheks jällegi stabiilseks, enam ei ole peenendatud, on vaja natukene suu avada. Suss. Siin on üks, et keel liigub nagu vindiga. Kui ta tavaliselt läheb S-i asendisse otse, siis sussi puhul, siis ta teeb nagu enne väikese käigu keele tagapoolne osa, või õigemini keele keskosa läheb korraks üles ja siis jälle lõdveneb. Suss. Aga jällegi, lastele võib olla neid seletusi isegi pole vaja. Me oleme loonud materjali, mis sobivad ka natukene suurematele lastele või väga suurtele lastele ja võib-olla mitte lastele, aga et oleks ära kaetud kõik sihtrühm, aga võib-olla 99% lastest lihtsalt kuulavad ja lihtsalt ütlevad suss ja toss, mitte toss, aga toss ja suss. Ja absoluutselt kohe võtavad ja lähevad edasi puhtalt sellega. Post ja post. Kast. Nutt. Tuit. Mets. Müts. Nii, siin on ka harjutused, peenenduse harjutused, aga vaatame need välted ka, et kuidas need vältete videod on üles ehitatud, mida me näeme siin. Siin on kuulamisharjutused. Põhimõtteliselt me peame aru saama, et siin on vahet. Et see on teistmoodi, et kuulame tähelepanelikult, oleme tundlikud ja lapse kõrv on tundlik. Kaalu. Veres. Loodi. Minna. Ülle. Sussi. Kuppu. Näki. Maias. Tõve. Õue. Need sõnad on valitud, nad on sarnased, nad on reaalsed sõnad. Siin ei ole pilte, siis pilt tõmbab tähelepanu. Sõna tõmbab tähelepanu, et võib-olla need sõnad ei ole isegi, eriti väikeste laste jaoks üldse, nad ei tea, mis asi see on. Aga siin on väga tähtis, et need on reaalsed eesti sõnad ja see on esimene, teine ja kolmas välde.
Ja kui piisavalt palju kordi nad kuulaks ja teevad siit, nad võtavad nagu etaloni sisse. Siis nad edaspidi oskavad ka neid eristada. Ja sama eesmärgiga meil on ka väldete harjutused. Siin on pikemad, lihtsalt jällegi kuulata laulu nagu audiospaad. Maja, käsi, redel, tibu, jõgi, udu, süda, oda, Rütmiline. püha, Võite siin vaal, joonistada kätega nagu õhus, keel, mida ma kuulan. siil, Tunnetada põõsad, pikk ja lühike, tuul, seda dünaamikat. müür, voodi, söön, arst, ämblik, elevant, ilm, õlg, uks, üks, orav, öö. Pühib, aitäh, ema, kamm, vana, konn, vile. Näete, siin on kontrast, kus on häälik kasv ühes või teises vältes, või sõnas erinevates väldetes. Aga lähme praegu foneetilise aabitsa esimeste sõnade juurde ja te võite juba kirjutada meile oma küsimused sinna chati. Siin on 9 minutit tegelikult ja 9 minutit ja 200 sõna. Eesti aabits ja esimesed sõnad. Värvid. Punane, kollane, pruun, sinine, helesinine, must, valge, lilla, oranž, ilm, loodus, päike, taevas, pilv, vihm, lumi, äike, külm. Õppimiseks, kordamiseks sobib väga hästi. Pere. Ja jällegi, Ema. ei vaja teilt midagi muud kui isa. Vanaema. käima. Vanaisa. Õde. Vend. Tädi. Onu. Aastaajad. Kevad. Suvi. Talv. Sügis. Kuud. Jaanuar. Veebruar. Märts. Ma kerin natukene edasi, et te näete, ka siin on 5. numbrid, 6. kusjuures küllaltki 7. nagu täitsa esimese klassi, 8. teise klassi jaoks. Piisavalt 1000. eksam. Näete. 1 miljon. 1 miljard. Miljon. Miljard. Aeg. Öö. Hommik. Kõik on Päev. ühe temaatikaga ühendatud. Muidugi on Kehaosad. ka Pea.
sõnaveebis nägu, väga hea pilt sõnast, nina, kas see vajab juuksed, interaktiivset osalust kõrv, iga kord, aga kõrvad, siin jällegi saab sisse silm, lülitada ja 9 minutit on silmad, midagi, võib käsi, vaba olla või siis teha käed, midagi muud. jalg, jalad, näpp, sõrm, Siin on ka sööb, varvas, paneme sööb, praam, vaadake. puuviljad ja marjad, apelsikuudi, Ent valitud on sellised mänguasjad, teemad ja pall, lego, mis on raamatud, jällegi lapsele sisse kui ta tuleb Kaptuur. Eesti lasteaeda, talle sisse Laud. elamiseks diivan, võib-olla on väga hea. vannituba, Ma ei tea, andke tagasisidet, magamistuba, kas sellist asja söögituba, oleks teile vaja. esik, uks, aken, lamp, lennuk, Ja siin on ka nii. jalgratas, mootorratas, skuuter, tänaval, valgusfoor, stopp, oota, mine, ettevaatust, palved, ei tohi, lähme, tule siia, anna palun, võta palun, vaata, söö, palun tasa, tubli, ära tee, tule mängima, lähme õue, laulame, tantsime, õpime, joonistame, võimleme, jookse, ära jookse, tuju, kurb, rõõmus, nukker, kuri, halb tuju, hea tuju. No nii. Ma kohe võtan siit lingi ja saadan. See on kõik on koos ja saadan teile siia lehte, kust me oleme kõik need videod vaatanud. Seal on lisamaterjali ka vabaks kasutamiseks, palun. Ja Tiina kirjutab, et see on vajalik materjal ka logopeedidele. Jah, kindlasti logopeedidele ka ja erivajaduste lastele eesti keele õpetamiseks jällegi üks võimalus, üks tugi. Nii. Aga küsimused, palun, küsimused. Kui teil endal küsimusi ei ole, siis mina hakkan küsima ja küsin, et mis sellest oli kõige kasulikum. Mida te arvate, mis on esimene asi, mida te võite kasutada kohe oma töös? Ja kas teil tekkis huvi meiega kohtuda, olla koos, midagi katsetada, meid külla kutsuda ja koos asju arendada? Andke palun tagasisidet ja küsige ka. Nii, minu küsimus oli, mis oli mis on esimene asi, mida te kasutate? Mis teile tundus? Vot seda ma ootasin. Sellist asja oleks vaja. Nii, ootame. Teile tuleb ka postkasti, see link tuleb ka postkasti, tuleb ka väike küsitlus, et tahame teada, kas need samad küsimused, mida ma siin esitan, et te saate ka vastata. Et meil oli
Ahah, ja aitäh, Tiina. Nii tore oli jälle kohtuda ja uut omandada. Ahah, et Svetlana tulen Fontsi õppima. Tulge palun, et seal on link muide Fontsile täiesti olemas ja meil praegu lõpeb üks grupp, aga ma arvan, et septembris me alustame uue grupiga, et tulge palun ja küsige kindlasti oma tööandjatelt, sest läbi Töötukassa, tööandja saab läbi Töötukassa ilusasti ka see kulu kompenseeritud, mis tuleb teie koolitusele. Nii, Tegelikult tahaks tänada teie suure töö eest ja nagu te teate, et kõik vene lasteaiad nagu peavad keelekohvikut ja mina olen üks nendest, kes on töötanud pilootprojektis 5 aastat eesti keel kui teine keel õpetan ja nüüd just sellest, et keelekohvik esimene mõte oli, et kuidas teid küll enda juurde kutsuda oma lasteaeda, sest te olete nii vajalikud just meie venekeelsetel õpetajatel, kuigi neil on kvalifikatsioon olemas, aga ikkagi tahaks seda, et nende keeleoskus ikkagi paraneks, et need videod on võrratud. Et sooviks teid väga näha lasteaias. Ja, aga palun, hea meelega, et meie juures ka töötab, oleme loonud heategevusfondi, haridusfondi, minu ema nimeline, Elisaveta Kitami nimeline, tulevik on laste oma, tulevik kuulub lastele ja kui on vaja midagi, mingit tuge ka meie poolt, siis me oleme valmis, et me võtsime näiteks, ei hakka siin reklaamima, aga palju asju oleme vaikselt ära teinud, see, kus ei olnudki ressurssi selleks. Kuigi muidugi oleks hea, kui kas või väike osa sellest, mida riik sellele kulutab, läheks ka asjaks, eks ju, et tööks. Et praegu me täname muidugi Tallinna linna ja kodurahuprogrammi, kes on rahastanud meie projekte ja fondse ja küll väga väikses mahus, aga see oli nii tähtis meie jaoks, et me oleme julgenud alustada ja edasi minna. Selleks, et mitte ainult luua, pakkuda inimestele, see on ka suur töö ja tehnoloogiline. Väga suur töö. Suur aitäh teile. Ja, aga kutsuge palun, leidke üles, et ma ei näe kahjuks teie nime, et kirjutage palun. Hästi. Ja, et kindlasti tuleme kohale, saame ühte-teist jagada ja tuleb teile, palun pange tähele, tuleb teile üks meil, kus me küsime, mida te soovite, sest meil on ühte ja teist kohe teile anda, aga me ei taha teid uputada nende materjali. Meil on näiteks lasteaia jaoks Airi Ojamets meil koostas suure nimekirja, millised videod oleksid kasulikud, millised audiod, õhtujutud ja muud. Et andke ainult teada, kas teil on sellest kasu, siis me jagame hea meelega teiega ja kas teil oleks vaja midagi muud veel. Näiteks meil on grammatika automatiseerimise minikursus täiesti nii imelise kättesaadava tasu eest, et äkki sellest oleks teile kasu. Oleme koos, äkki loome siis grupi, kus me saame ka oma mõtted jagada. Ma tean, et Facebookis on neid palju ja Facebook kahjuks ei anna alati, ta kustutab lihtsalt kommentaarid. Et meil on mõtted, ideed, kuidas seda teisiti teha, aga meil on vaja teilt sisendit, tagasisidet. Oleme teie jaoks täitsa olemas. Kaasa mõelda oleme valmis. Kohale tulema oleme valmis. Kindlasti. Aitäh. Nii. Ja tulge palun ja tere tulemast. Multiki areneb. Vabadus on väga kallis meie jaoks. See vabadus tähendab ka seda, et need asjad, mida me teeme, on niivõrd uued ja niivõrd teisiti, et riik ei oskagi siin midagi otsustada rahastamise osas, et teeme seda ise oma vabast ajast või kogu ajast. Aga usume,
sellest on kasu. Ja kui te annate meile tagasisidet, et jah, me kasutame, et me teeme, siis meil on suur rõõm selle üle. Aitäh! Ja siis saadame teile meili, küsime teie käest, andke meile tagasisidet ja kõik, mida meil on veel teile pakkuda ja jagada, siis rõõmuga teemegi seda. Hästi tähtis on siin see sõnum, et hääldus on õpitav ja hääldus on õpetatav. Väga levinud on selline suhtumine, et hääldust ei ole võimalik parandada, aktsenti ei ole võimalik ära kaotada. Me oleme seda praktiliselt tõestanud ja ise kogenud, et need seisukohad ei pea paika. Foneetikute hulgas on selline legend või selline müüt, et 1% inimesi on võimelised ainult hääldust aktsendivabalt omandama. Jah, siis kui teda ei aidata, kui ta toetab ainult oma kuulmisele, siis on tõepoolest neid inimesi ainult 1%. Aga kui aidata selgitada häälduse tegelikku olemust teises keeles, siis igaüks, kes ise endaga viitsib tööd teha, see omandab ka korraliku häälduse. Ma lisan ainult seda, et minu meelest ma julgen öelda, et aktsent on lihtsalt keeleõppe praak. Et põhimõtteliselt praegu meil on vähemalt käes see metoodika, mis annab võimalust õppida aktsenti vabalt. See tähendab, et kergemalt ja mälu töötab paremini. Ja oma hääldus, oma emakeele hääldus, taustkeele hääldus. Ja, sest kõnetehnika, Einar on kõnetehnika õpetajad, oma väljendusoskus paraneb. Et meil on näiteks kultuurivõti selline, ma kohe näitan, selline kursus, kus põhimõtteliselt inimene õpib olla giidiks. Ja meie õpilased teevadki, vähemalt oma lähedastele, üllatavad neid nende teadmistega ja see kursus sobib A1 kuni C1, kus juures sa võid tulla oma A2-ga, E2-ga ja töötades nende materjalidega ennast viia sinna vilunud keele kasutaja tasemele, ehk siis C1. See on täiesti võimalik. Kohe näitan teile, sest see tõesti, kus ma vaatan, panen siin kinni, et muidu ma ei näe, kus see share siin on. Et see on samal, siin on see fond lastele ja siin neid on, et ma ei ole teile kogu selle lehe näitan, aga siin on need harjutused, vaadake pärast ise ja me lisame ka ühe pikema loengu kompaktselt kogu Eesti hääldussüsteemi loengu, mida Einar on teinud. Ehk siis siin on, võib vaadata kultuurivõti, autogramma fons ja õppija räägi minuga ja meil on kriitiline mõtlemine ja kiirlugemine. Ja mobiilirakenduses meil on esimene juturoobot Toomas ja abiline, kirjavahetuse abiline kirjatuvi. Et vaadake neid, proovige neid, et katsetage ja teeme midagi koos veel. Et ma tahtsin teile just näidata kultuurivõti, et milles see on. Siin on vene keeles, on ta eesti keeles. Et selliseid. Et see on õppe metoodikaga üles ehitatud ja see metoodika on meil täitsa olemas. Me teame, me oskame, me võime lihtsustada tekste, võtta teksti, luua õppematerjalid erinevatele tasemetele. Et kõige tähtsam on see, et luua see, mida on vaja. Ja enne kui me ei tea, ei ole kindlad, et seda on vaja, siis me ei tee. Teeme midagi muud, milles me oleme kindlad. Aitäh. Suur tänu. Juba 10 minutit läbi sellest ajast. Osa inimesest on ära läinud.
loodan, et te saite oma infot kätte. Küsige edaspidi, leidke meid Räägi minuga grupis, oleme seal, see on meie grupp, meie loodud grupp ja näeme jälle ja ilusat suve teile. Aitäh tulemast ja kõike Ja. head kohtumiseni. Ahah, Kambja vastab, et nii tore. Kirjutage, võtke kontakti, tuleme küll. Aitäh, head aega. Suur tänu.